Jätkame oma saadet taas sõnajärjega Genfist, kus on Raivo. Meie oleme praegu siin Škoda esinduses, kus on, võib öelda, mustmiljon erinevat Škodat, aga juba 6 aja pärast lisandub siia veel üks väiksem mudel. Me siin kuigi sissejuhatus ütlesime, et siia veereb sisse maikuuks üks uus mudel, kuid mis seal salata, ta juba on siin. Absoluutselt uus Škoda Cityga on tegelikult meil juba täna olemas, kuigi kliendile me saame seda pakkuda alates maist. Kuidas te ise rahul olete oma uue pereliikmega? Siin on niivõrd palju mudeleid kõrval, kui pilk siia saali peale üldiselt peale heita, et on millega võrrelda? Absoluutselt on võrrelda, selles mõttes, et tegemist on väikse linnaautoga, mis tegelikult oma sisu poolest on võrreldav juba klass kõrgema autoga, et ta tegelikult on väga ruumikas masin. Aga ta on selline tõsine linnaauto? Jah, kindlasti on ta linnaautoks mõeldud, et saab ta ka hästi manööverdada ja kõik oma asjad aetud. Samas saab ka pagasiruumi kasutada, mis on tegelikult teistega võrreldes sama klassi autodega päris suur. No Genfi autoudistega võrreldes on meil tegemist sellise hea üllatusega selles mõttes, et see auto on sisuliselt ikkagi kohe olemas, mitte ei tule kunagi järgmine aasta. Siis on teil kindlasti ka ülevaade, palju neid variatsioone sellest mudelist üldse on või on ta selline suhteliselt väga ühese suunitusega? Ei, tegelikult on olemas paar erinevat versiooni. On olemas nii 3 uksega versioon kui 5 uksega versioon ja 2 erinevat mootorit saab siis võimsusastmetelt ja mõlemad mootorid ka automaatkastiga. Et tegelikult see valik on päris lai. Kui tähtis selle uue mudeli lansseerimine Škoda jaoks üldse on Genfi autonäituse üle tulles, siis olite päris palju sinna panustanud. Kõige ilusamad tüdrukud olid vähemalt kuskilt välja laetud. Selles suhtes on kindlasti see väga tähtis, et meil kunagi varem pole sellist mudelit olnud, et linnaautodes sattumine on meie jaoks tegelikult esmakordne. Me paneme Robert Rooli sinna sisse, kes ei ole mitte väike mees oma 100+ kiloga. Vaatame, kuidas ta hakkama saab ja las ta annab omapoolse hinnangu. Kliendid saavad seda autot näha teil siis juba salongis, ma saan aru tegelikult praegu. Absoluutselt, praegu saab juba näha ja katsuda ja proovida ja kui sisse panna Robert, siis kindlasti maab sinna keegi veel taha ka, et tegelikult on ruumi päris palju. Ei ole just kõige pisem poiss, kuid ära ütle. No Raivo, tule siia ka. Vaatame, parem siin taha istmele. Kuule, teeme nii, et mina olen taha, sest ma olen ikkagi märksa pikem, kui sina vaatame, mis siit saama hakkab siin. Nii. No nii, kuidas sul seal ees on? Minul on ütlemata hea, selle mõttes, et ega siin väga palju vähem ruumi ei ole kui minu natuke suuremas autos. No ütleme tagan niimoodi, et siia kõrvale mahub kindlasti vaid üks inimene. No ja minu põlved on ka sulle natukene siin selja sees, aga oleme ausad, siin on 2 üle 100 kilost mees sees, et ega mingisugust erilist üllatust ju ei ootagi loomulikult. Tegemist on tõesti linnaauto.